Aloha! Täna on väga imeline päev ja kõik kulgeb nii voolavalt, et ühtegi vahelõiku ei jäägu vahele, vaid juba jookseb järgmine uus asi sisse. Alustasime siis oma päeva hommikul kell 6:30. Läksime tööle, nii-öelda esimesse randagi jälle kell 6. Nägime lahes kohe delfiine. Aga see aeg, kui me sisse jõudsime, siis delfiinid läksid ära. Ja siis sai praktiseeritud meie freedivingu kursuse duckdivingu osa. Ja lihtsalt nalja tehtud vees. Vesi oli imeliselt pehme ja voolav. Üldiselt ma tunnen, et ma hakkan delfiinistuma või näkineiustuma või mis iganes. Aga vees on juba lihtsam olla kui maa peal. Ja siis me tegime otsuse, et me sõidame edasi Hokeenasse, et võtaks natuke päikest ja siis võiks ka ujuda. Jõudsime Hokeenasse, seal kohtusime ühe hästi laheda naisega, Karinaga, keda ma tegelikult nägin eile juba korra kell 6. Meil oli 5 või 10 minutit lõbusat vestlust ja siis me avastasime, et delfiinid on lahes. Siis oli väga kiire, oli vaja minna ruttu ujuma. Ja tänane ujumine jällegi 10 palli süsteemis 100. Tõeliselt lahe. See on uskumatu, kuidas delfiinid, just iga kord, kui ma olen viimastel päevadel siin, kuidas nad tulevad ja suhtlevad ja hakkavad laadima. Et kohe, kui ma vette sain, siis delfiinid tulid mulle juba tee peal vastu. Ja kuna meil oli eile veel üks väga imeline ja lahe delfiini ujumine, kus vist jäi download jäi poolikuks, või mitte poolikuks, aga ühesõnaga oli täna veel toimetamas, siis delfiinid võtsid mind kohe kampa ja asusid muga koos ujuma. Et sain täna sellise ujumise osaliseks, et ma olingi delfiinidega jällegi üksinda. Vahepeal oli mul tunne, et me ujume ookeani poole. Nad olid väga kontaktsed, hästi usaldavad ja kuulasid mind terve selle pika jutu, mis mul neile rääkida oli. Kõik selle jutu kuulasid ära. Ja hästi palju emotsioone oli kogu selle ujumise käigus. Ma vahepeal ise tunnetasin täiesti, et ma olengi nendega koos olnud väga palju kunagi varasemalt. Ja vahepeal oli hästi palju pisaraid. Lihtsalt surinal jooksid mu maski sisse. Siis ma panin pea veest välja, natukene nutsin. Ja siis tulid delfiinid ja hakkasid nalja tegema. Üks delfiin tuli ja plaksutas sabaga, lõi hästi kõva plaksu niimoodi, et vesi kõik pritsis. Selle peale ma hakkasin naerma ja siis ma jõusin nendega edasi. Aga vahepeal nad jällegi võtsid mind enda vahele, 2 delfiini. Siis me ujusime koos päris pikalt ja täitsa suure hooga. Ja kuna ma hakkan delfiinistuma, siis ma juba kasutan põhimõtteliselt ujumiseks ainult dolphin kikki. Et see on ka hästi lahe, kuidas ma ise tundsin, et mu keha voolabki seal vees täpselt nendega ühes rütmis. Ja tõeliselt lahe on. Siis tuli üks teine delfiin, kes tegi nalja, hakkas minu ümber keerlema. Siis ma mõtlesin, et okei, ma keerutan ka sinuga koos, siis kui sa seda nii väga tahad, siis tegime 3 ülikiiret tiiru, kus juures päris lahe oli. Siis ta sukeldus selle peale. Siis ma viisin neile vahepeal lehti vee alla. Nüüd käisid neid lehti korjamas. Ja sain ka mõned sõnumid rohkem kuulata ennast ja leida aega selleks, et ma saaksin ennast kuulata. Ja siis mul tuleb meelde see, kes ma tegelikult olen, mis oli läbi selle tunnetuse. Siis ma sain veel sellise sõnumi, et kõik ongi nii, nagu peab ja on hästi. Ja ka mängulisust pakkusid nad mulle hästi erinevates variatsioonides. Et just siis, kui ma tundsin, et nagu selline hästi natuke nagu kurb hetk oli, sellepärast, et ma pean täna ära minema, siis delfiin tuli ja ütles mulle, et make a splash ja oli kõik ja tegi ise suure mütakaga savaga vastu vett, nii et kõik vesi pritsis laiali ja siis me ujusime edasi. Et täiesti, ma olen selles mõttes, mul ei ole lihtsalt sõnu, kuidas nad on niivõrd imelised ja see, kuidas nad kuulavad ja
milline hoolivus ja usaldus ja osavõtlikkus. Et super ujumine. Ja siis veel mõtlen nüüd natukene pea on juba tõmbab täitsa tühjaks. Olen jälle delfiinidega. Et me praegu vist ei tule. Kilpkonn oli ka alguses, kui vette läksime. Siis oli hästi lahe. Merekilpkonn oli paari meetri kaugusel ranna äärest. Tuli ujus meie juures ja siis me lihtsalt hõljusime vee peal ja tema hõljus meie kõrval. Vaatas meil oma suure silmaga otsa ja siis lihtsalt lendas minema mööda vett hästi lahedalt. Et tegelikult ma tunnen ikkagi, et minu koht on siin vees koos delfiinidega. Et ma käin jälle hästi kiirelt, käin vahepeal kodus ära ja siis tulen ruttu jälle siia tagasi. Mahalo! Kas see on jälle elu parim reis? Loomulikult. Iga päev on elu parim päev, iga päeva tuleb elada nii, nagu see oleks viimane päev su elus, et seda me olemegi siin teinud ja tõeliselt lahedalt voolab. Ja tõesti, iga päev ongi järgmisest veelgi parem ja järgmisel päeval tuleb veelgi parem ja kogu aeg on täiesti 100% kogemus, elamus, kohalolek. Tulevikust ja minevikust ei tea mitte midagi, seda lihtsalt ei ole siin. Aloha, mahalo!